Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas ettevõtlik noormees Jaanus Peenemaa. Tere! Tere, tere! Ja Jaanus on siis brändide Külluse vesi ja teeleidja omanik. Ja, väga lahe. Mina leidsingi siin TikTokist. Sa siis tegid seal mingisugust testi kraaniveega. Ja hakkasin vaatama su kontot ja päris palju videosi eri Eesti otsades ja näitasid seal neid numbreid ja asju ja siis samamoodi vaatasin, et sul on oma veemasin. Ja, et siis kraanivett nii-öelda paremaks teha ja tahangi rääkida täna vee teemadel, mis värk selle kraaniveega on ja kuidas see teema üldse sinuni jõudis? Kust nagu sul algas see, et nüüd ei peaks enam kraanivett jooma, sest ma arvan, et iga inimene terve elu nii-öelda on kraanivett joonud ja kõik on nagu chill olnud ja siis mingi hetk käib see plõks ära ja sa saad nagu kõigest sellest teada ja aru ja siis on mingi ju. Okei, kui sa tahad nagu kõige algust teada, siis tegelikult ma pole kraanivett joonud juba rohkem kui ma arvan 12+ aastat. Väga lahe. Olin küll pudelivee peal, aga kuidas see nagu jõudis minuni oli see, et ma elasin kunagi Tondil. See oli linnuteel kuskil seal olin. Aga anyway, see oligi see, et ma jõin kraanivett ja ma jõin seda mingi 2 nädalat vist järjest seal. Ma tundsin siuke kerge kloorilõhn nagu, kui ma nagu kraani avan, siis tuleb kloorilõhna. Sa ei ole siis Tallinnast pärit, jah? Ei ole. No võt. Ja, täpselt. Ja ma ei teanud. Okei, jõin 1 nädala, jõin 2 nädala ja 2 nädala öösel mul käis nagu südames siuke valu läbi, ma ütlesin, mis nüüd toimub. Sest ma olen hoidnud ennast toet, ma teadsin. Ja ütlesin, kus on nagu loogika, mis asja, ma noor inimene, mul südames on valu. Ja siis ma vaatasin, äkki see on kloorist. Ja siis ma mõtlesin, et äkki see ongi sellest samast kraani eest. Ja kohe vahetasin välja, hakkasin jooma siis pudelivett, kohe tundsin nagu vahet, juba läks paremaks nagu enesetunne. Valu kadus ära südamest ja sealt ma siis otsustasingi, et never ever, ma mitte kunagi enam kraanivett ei joo. Keha andis märku. Saad aru, ma räägin siia vahele, mul on olnud kraaniveega see teema, et ma olen vannist saanud kloorimürgituse. Mis asja? Tallinna nagu veest ja see on väga haige. Ma ei tea, ma elasin seal Ülemiste veejaama nagu lähedal ja ilmselt nad olid just nagu midagi seal puhastanud või kloori lisanud. Ja ma panin vannitoas nagu vee jooksma ja seal oli 20 minutit ja lähen teen ukse lahti, siuke kloori pahvakas tuleb näkku, mõtlesin, et okei, väga kahtlane, miks see vesi niimoodi nagu lõhnab ja vesi oli siuke laguun sinist värvi, ma ei tea, see oli väga creepy. Aga kuidas see mürgitus välja nägi? Oksendamine ja terve päev pikali joos. Aga see oli väga haige ja siis ma mõtlesin, et kui ma ei taha kraanivett juua, miks ma peaksin siis sellest kraanivees ennast pesema, tegelikult nagu dušid, asjad, seal võiks ka filtrid vahel olla, on ja, tegelikult ongi, kusjuures on erinevaid lahendusi tegelikult, mida saab nagu kasutada, on kiirkinnitid asjad, aga see kloor, see on tegelikult hea jama. Ja mitte ainult kloor, vaid siin on tegelikult ka muid asju. Väga palju muid asju, vaata öeldakse, torumehed kraanivett ei joo. Ongi nii? Nad teavad ja nad näevad, mis seal toimub, on ja. Et kui rääkida nendest asjadest, mis seal kraanivees veel on, mingid täpselt raske metallid, mis vanadest torudest tulevad, kuigi väidetakse, meil on torud vahetatud ja me ei ela mingi 90. Täpselt. Ja kõik hormonaalsed jamad asjad, mis sinna satuvad, on ja miks meestel tänapäeval tissid kasvavad. Sellepärast, et sa jood kraanivett, on ja. Ja kui see naised, mingid beebipillid asjad sul sinna satuvad. Mis meil seal veel on? Fluoriid. Seal on igast asju. Seal on tegelikult ka pestitsiite. Kolibakter näiteks on hästi suur teema täna. Ja, meil Eestis ju tehakse, vaata, faktikontroll mulle, et mis asja? Eestis võib kraanivett juua, faktikontroll, ja siis samas nad panevad uudiseid, vaata, Saaremaal oli see teema kraaniveega, Tartumaal oli see teema kraaniveega, seal ärge kraanivett jooga, nagu, te ise teete nagu artiklid, et ärge jooge siin kraanivett ja siis ütlete mulle, et vajad nagu vale infot. See on hästi tegelikult, siin on niimoodi, et see on joogikõlbulik. Sa võid seda juua, see on joogikõlbulik. Terviseamet isegi saatis kirja mulle, et see on joogikõlbulik, mis te räägite siin. Aga teeleidja ja ka siis Külluse vesi tegelikult seisab nagu mõtte eest, et okei, joogikõlbulik, aga kas ka tervist toetab? Ilus. On küsimus. Et see ongi see, mille eest mina nagu seisan ja minu lahendus ongi siis täiesti klassikaline pöördosmosfilter koos mineralisaatoriga. Aga mul on siuke veits bränditoode ja siuke veits ilusam, võiks öelda, mugavam hooldada ja nii. Ja see on nagu minu lahendus, mida mina täna kasutan, et saada siis enda kraanivees siis puhast joogivett, mis oleks tervist toetav, kus on kaltsium, magneesium, naatrium, kaalium ja teised siis elektrolüüdid, mida siis ta lisab juurde.
no mis seal tavainimesel nagu muu lahendus ongi, kui ta nagu näiteks elabki Tallinnas ja siis ta ei saa kraanivett juua, ta ei taha pudelist plastikvett juua, siis ta mõtleb, meil on see võimalus, et telli koju allikavett, aga tead, milles nad toovad seda vette? Suurtes plastikkanistrites, jälle plastmassi ei taha juua, on ju. Okei, mine ise allikale klaaspudelitega, sa tassid sealt nii palju endal koju ja veel sa rääkisid enne ka, on ju, et Eestis väga ei olegi enam puhtaid allikaid, on ju. Ei ole, see on ka nagu hakkab sinna poole liikuma, et tegelikult siin on sõjad üle käinud, siin on põllumajandus, kõik asjad, on ju. Kui veel sõjast rääkida, siis tegelikult kui sõjaolukorrad on nagu olnud, on ju, näiteks teine maailmasõda, kui siin oli, on ju, mis üldjuhul tehakse, ongi, võetakse ära elekter, rikutakse ära allikad, et inimene ei saaks elada, vaata. Ja see kõik on tegelikult jätnud välja, pluss siis tööstus, põllumajandus, kõik väetised. Nojah, meie põhjavesi on juba rikutud, et vahet pole, näiteks inimene, okei, ma ei ela Tallinnas, ma elan maal, mul on oma puurkaev ja ma saan puhast vett, aga nagu sa võid kaevu puhastada, aga see ei tähenda, et see põhjavesi meil nüüd nagu puhas oleks. Ja täpselt, et põhjavesi tegelikult ei ole rikutud selles suhtes, aga ta on nagu, kui sügavalt sa saad. Kui sügavalt, ma olen kuulnud siukest huvitavat infot, et täpselt vaata, meil on need reeglid, kui sügavale sa võid kaevata ja siis seal, mis meil lubatud sügavus on, et on veel see nagu jamavesi ja mingi must vesi ja mis iganes reovesi, reostatud vesi. Aga kui sa sellest tegelikult sügavamale läheks, siis tuleb see päris õige puhas kuldvesi. Mätta vihkin see õhku, et mul on tegelikult praegu kaev 210 meetrit sügav ja otsin investorit, et seda taastada. Ossa pagan. Ja kõik asjad on olemas, et saab hakata tegelikult lõputut vett nagu kuningate vett. Ja kuningad, vaat täpselt. Ja tegelikult see on piiritu põhjaveeallikas. Et põhjavesi ei ole rikutud, aga nüüd on küsimus, kui sügavalt. Kui sügavalt. Ja üldjuhul, kõik pinnavesi ja see on kõik nagu jama. No, miks sa arvad, miks meile on need reeglid ette pandud, on ju? No ei tea, jah, selles piirnormid. Ja. Et võib-olla siis tulles siis tagasi, kuidas ma selle veeteemani uuesti jõudsin, oligi, aastad läksid mööda, mina enam ei joonud vett, ma tassisingi pudeleid. Ja päris pikki aasta tassisin ja nüüd on niimoodi, et see aparaat või selline mõte tegelikult jõudis minuni selle aasta algus läbi ühe inimese, kelle nimi on Alar. Puhakude rahus, teda pole enam. Nii kurb on. Ja tema tegelikult selle idee mulle nagu tõigi ja oligi see, et ta käis mulle mingi pool aastat pinna Jaanus. Mul on hea aparaat, sa pead nägema. Ma alguses mõtlesin, ma ei taha mingi müügimeheks agada. Siis mõtlesin, et okei, las ta olla. Ignoreerisin, aga siis minges mõtlesin, et ma lähen vaatan. Siis me tegime selline lihtsa katse, TDS katse on ja ehk siis ongi see, mis mõõdab siis vee tihedust, osakesi. Aga täpselt siis ei tea nagu mis osakesed on ja kas halvad, head, mingid mineraalid, mingi jama, pestitsiid. Aga selleks ongi siis teine katse, mis on hästi kurikuulus selles suhtes, et seda peatakse ka gascamiks, et see elektrolüüsi katse. Et okei, me laseme nagu elektri vette ja mis siis juhtub ongi tegelikult see, et see veemolekul nagu ta läheb vesinikuks ja hapnikuks, kui ma ei eksi, on ju. Ma ei ole nagu keemiks, aga kõik, mis seal nagu vahepeal on, tuleb siis nagu esile ja siis reageerib erinevalt, on ju. Et mineraalveed üldjuhul peaks minema, mis on kvaliteetvesi, mida minu kogemuses täna ma olen nagu avastanud, ongi tegelikult see, et vesi läheb kuldseks, siis siin ilus. Ei ole siuke kihiline, ei ole mingit sinakat, musta, mingit sodisade. Oota, peale mida siis? Peale elektrolüüsi. Ehk siis, kui me poleme elektri vette pand ja laseme kuskil 3 minutit, on ju. Ja näide tegelikult värska vesi läheb ka siukese ilusaks ühtlaseks. Eiviani vesi, mis on üks kallimaid poevesi üldse tegelikult, on ju. Eiviani vesi, täis solk, vabandust, aga see on täiesti solk ja kui sa loed Eivianit tagurpidi, siis on naive. Märgid on igal pool. On. Ja siis on veel mõned veed, on ju, säästuvesi on väga hea, nullvesi, ta midagi anna sulle, parem kui siis tegelikult võiks öelda veel mõned pudeliveed, mida me siin ei hakka nagu ütlema. Aga kõik need kvaliteetsed veed, need lähevad ilusalt kuldsaks ja ühtlaseks siukeseks. Ma leidsin allika või roosnallikult, ka ilus kuldne, siuke mõnus. Ei olnud väga palju osakesi. Teivani veel on ka kuskil 100, on ju. Kraanivesi on kõik 200-300 osakest pluss piirnorm on 500, nagu
ta ei ole küll määratud piirnorm tegelikult nagu selles suhtes, et seda ei ole nagu paberile kirja pannud, et see on nagu piirnorm, aga USA-s on tegelikult niimoodi, et 500 on siis piirnorm. Euroopas seda otseselt tegelikult välja ei ole toodud. Ehk siis TDS näidu puhul, et mis see piirnorm oleks. Aga ta võiks jääda jah, siuke 20–100 tegelikult selle vahemik. Norra allikad nagu Norras, mitte siin Eestis. Eesti Norra allikad on ka pekis. Ja ongi tegelikult see, et TDS 10–100. Vesi on puhas, kvaliteet. Ja sa tunned, kui sa jood seda värskust. No jah. Ja noh, mina ei tea, näiteks mul see aparaat, mis on Alari selle tõi mulle, on ja see oligi, et käisin, vaatasin testit, tegin, siis mul oli vau, mis asja, siuke, nii kole ongi vesi. Ma teadsin, et on pekis, aga me võtsime Lasnamäelt esimese testi, on ja see oli jube lihtsalt. Esiteks, kui ma lasen elektri vette, ta muutub kihiliseks, tal tuleb mingid nagu imelikud asjad tulevad esile. No sul on TikTokis ilusti videod olemas. Mul on TikTokis videod olemas selle kohta, jah. Saab oma silmaga näha, kui kole vesi päriselt on. Jaa, täpselt, et see on kiirtest tegelikult. Me ei saa nagu öelda, et nagu COVID ajal või? Kiirtest. Jumal tänatud, mina ei ole vaktsineeritud, see on ka järgmine skämm tegelikult, millest võib hiljem rääkida, et aga see läks neil läbi, jah. Ja järgmine skämm, mis nüüd tegelikult veel tulekul, millest räägib tegelikult rohkem T-Leid ja ongi tegelikult CBDC. Väga hea. Lõpetame veeteema ära, lähmegi kohe CBDC-ga edasi. 15 minuti linnad, agenda 2030, digi euro. Väga hästi. Et ühesõnaga, sa oled käinud üle Eesti, teinud neid teste ja näinud, kui halvas seisukorras see vesi tegelikult on. Ja siis tuli masin, mis muudab kõik paremaks, jah? Ta teeb paremaks, jah, et ta võtab ära pliit, ta võtab ära 99% nagu kõik, ta teeb nulliks vee ja siis lisab tagasi mineraalid. Siis tulebki naljakas siuke uskumus, võiks öelda nagu inimestel, et see on filtrivesi, see on pöördosmosvesi, see teeb vee nagu tapab ära. Et surnud vesi on ju? Jah, mis asja? Tegelikult nagu, mis inimesele päris vesi peakski olema aluseline ja mineraalidega. Ta päriselt nagu... Me ei taha elusat vett, kus on bakterid. Meil ei ole vaja neid. Bakterid me saame kuskilt toidust ja nii, need antijooksudendid või mis need on, on ju. Mingid bakterid on ka, vaata piimatoodetes on, vaata. Aminoped, ma isegi tea, on ju. Aga vees tegelikult ei ole vaja muud kui ainult mineraale. Ja see on elus vesi, kui sul on seal vajalikud mineraalid, mis sind siis toetavad. Aga üldse nagu elus veest rääkides, mõtle nagu looduses, inimene elab päriselt looduses, vaata, ta lähebki sinna allikale või see kosk või mis iganes jõgivesi ja see on päris voolav vesi, ta on nagu elus. Aga mõtle nüüd, sa lähed poodi, sa võtad sealt riiulisel plastikpudeli, kus see vesi on nagu võib-olla aastaid seisnud. See on surnud vesi, sa ei tee mitte midagi sellega. Tegelikult energeetiliselt ja päiksega sa saad vett vaata mingi laadida ja teha igast asja. Selle vaatanurga alt võib küll öelda, et surnud või elus vesi on ju, aga üldjuhul tegelikult... Aga masinas, kui ta läbi käib, siis ju tõstab ka seda elu ju tegelikult. No muidugi pärskelt läbi vesi, sa tunned, kui sa jood ja ma joon seda vett ikka nagu kuhjaga. Ja ta muudab pH-d sul ka või? Jah, ta teeb pH ja 7–9 selle vahemik. Tegelikult Eestis on keskmine pH ongi tegelikult 7. Ta üldjuhul alla selle ei ole, kui on juba... Sa ise jood, mis pH-ga? Mul on 9,5. 8 kuskil midagi. 8, oleneb, kus ma nagu vett võtan, vaata. Siis ma praegu liigun igal pool ringi, siis mul ongi, et ma vahepeal teen seal vett endale. Siis mul on selline näidiskohver on kaasas, ma teen sellega vett, on ju. Käid oma masin kaasas kogu aeg, sa pagan. No see on next level ikka, jah. Hästi tüütu on tegelikult, aga lihtsalt ongi see, et ma otsin uut kodu praegu. Olen loomas uut kodu, siis ongi see, et ma ei ole nagu jäänud paikseks ja kraanivett ka ei ole. No kraanivett ikka. Ma olin oma õel külas ja tal veel ei ole veemasinat. Siis ma mõtlesin, et kuule, ma pigem nagu suren Jannusse enne, kui ma seda kraanivett joon, et... päriselt anna mulle see õun, ma söön kas või õuna ja saan sealt mingit seda vedelikku, vaata kui see, et ma hakkan seda Tallinna linna kraanivett jooma. See on mürk. Ma ausalt välja selles suhtes, see on tegelikult, see ei tapa sind, aga... Kohe mitte, aga võib-olla aastat tee. Ta teeb lolliks sind, arvestame selle pealt kõigepealt. Ilus. Ta teeb lolliks. Jaa, ta võtab tegelikult... Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga siuke asi nagu pineal gland on meil ajus. Käbinäära, käbikeha. Ja tegelikult teisel maailmasajal Hitler kasutas fluoriidi. Jah, getodes, vangilaagrites ongi tegelikult see, et inimene... Et inimesi nagu zombistada või nii? Zombistada ja ta võtab siis kuutlusvõimet vähemaks ja sul kaob see vastupanuvõime nagu ära. Nii et mõelge,
miks meile lisatakse kraanivette fluoriidi on ju. No kas otse just lisatakse, aga miks see seal on, miks ta ära ei võeta ja nagu kas see meeletu tuleb kontroll. tööstusest on ju või seda teadlikult pannakse sinna on ju. No tegelikult on see, et sa ei saa muud moodi. Selles suhtes sul hakkaksid ju torud ju muidu vettima. Ehk siis sinna tuleks mingid vetikaid ja inimesed hakkaks mässama lõpuks äkki, ärkaks kõik üles. No hambapastades samamoodi ju. Jaa, see on ka tegelikult igal pool on mürk ja vaata, see ongi see, et ma imestan, et poodides veel müüakse fluoriidivabu hambapastasid nagu. Müüakse või? Mõned üksikud brändid on, täitsa nagu tavatoidupoes saadaval. Okay. Sa pead nagu ikka väga korralikult pakendit lugema, et see nagu ära leida, kas seal on sees või ei ole, aga ikka veel nagu mõned brändid on, kes teevad fluoriidi. Mina isiklikult nagu mingi tervise hull ei ole selles suhtes, on ju. Aga vett võiks ikkagi juua puhast. Alustame sellest, sest näide hästi lihtne, mida ma olen teinud inimestele, et sa napsud, jah, teen, okei. Vett jood, kraanist, jah, joon. Palju õnne. Tegelikult selles suhtes, et kujuta ette, sa jood alkoholi, on ju. Su magu või maks peab tegema tööd, on ju. Nii pluss, sa jood kraanivett ka peale, vaata. Topelt. ja siin ongi tegelikult see koht, et su keha ei ole filter tegelikult. Ta ei peaks seda tegema. Aga siin ongi see, et kui sa nüüd joodad kraanivett peale, siis maks ei saagi puhata tegelikult. Siis sa oledki võib-olla energiast tühi, sa oled väsinud, on ju. No võib-olla pohmakas ka, on ju, ei tea, on ju. No aga just mõtle, inimene ei pea isegi alkoholi jooma, kui ta ainult seda kraanivett joob, tegelikult samamoodi ju filter kogu aeg töötab, vaata. Ja see ongi nii naljakas, mulle alati meeldib, et ma olen eluaeg kraanivett joonud, siis vaatan neid endasi. Sa saad aru, sa teed täitsa peikis, mis see energia, vaata. Sa ütlegi, vaata, kui keegi ütleb, et ma olen eluaeg kraanivett joonud, vaata, on näha, jah. Ei, ma oligi. Ja käisin tädi juures, oli jumal hästi, et tema see, ei, mina kraanivett ei joo, ammu juba. Siis teine vend. Kuule, sina seal elukaaslane vist tal või keegi. Sina oled ju eluaeg kraanivett joonud, noh, kui ta on? Ei ole häda midagi, siis vaatad tõllakas, vaata. Aga samas tal elukaaslane nägib poole energilisem välja. Ma ei tea, kas on siis elustiilist või siis, ma ei saa. Siin juba mitu palju faktorid. See on palju hästi kindlasti, vaata, aga lihtsalt nagu A, B, C, võiks olla paigas meil kõigil selles suhtes, et vesi peaks olema puhas. Ja kui see tädi mul näiteks seda vett nägi, kui ma seda kaasast tassisin, ütles, nii puhas. Tõsigi maitsen, mis ma see nägid ära, et ma ei teanki jätta. Energeetiliselt tunned sa ära äkki. Vist küll, jah, võimalik. Ja see teeb tegelikult selle sama solgi, mis siit kraanist tuleb, see aparaat teeb värskeks, see on siuke allika maitse, siuke mõnus. Ma mäletan nii hästi seda esimest lonksu, mis ma võtsin, kui mul sealt masinast see vesi läbi käis, ma nagu, see ei ole see sama vesi, mis siit kraanist just enne tuli, vaata, see on nii värske. See teeb kusjuures samamoodi, vaata, sul läheb ka, vaata, et sul on see kangene aparaat, vaata, et üks osa nagu läheb ära voolu, ja mul teeb täpselt samamoodi, et kõik, mis ei lähe läbi. Mul ta teeb madalamaid pH-sid ka, vaata, mul on 2,5 kuni... see on vesi nii äge teema, sa saad pesta sellega, puhastada, ravida. Ja. Eriti naised, vaata kõik mingid nahad ja juuksed asjad nagu pH6-ga seal mängida ja täpselt mingi kodupuhastused 2,5-ga on ja siis, mis mulle meeldib kõige rohkem, on see pH 11,5. Milleks saad näiteks puuviljadelt ja marjadelt neid pestitsiide ära võtta. Nii palju, kui ta võtab, on ju, aga sa näed, ma tegin katse, ma olen palju neid teinud juba kodus, et ma võtan 2 kaussi, võtan näiteks tomatid ja panen sinna seda 11,5 vett ja kraanivett. Lasen 10 minta seista. Arva ära, kumb vesi on lõpuks nagu täiesti kollane, hägune. No, ma ei teagi nüüd. Muidugi see pH vesi. Muidugi, no midagi ta võtab, on ju, et see nagu kraanivesi, ta ei tee midagi seal. Ta ei võta pestitsiide sul niimoodi sealt puuviljast või marjast ära. Saad juurde. See annab juurde, jah. Mulle meeldis su reklaam jumal hästi, et kraanivee kohta sa tegid jumale hea, et saad tasuta, ma ei tea, 37 bakterit. See kampaania, vaata, et jooge rohkem kraanivett, issand, vahepeal oli päriselt, ma mäletan kampaaniat, kui sa lähed restorani, ära osta pudelivett, küsi tasuta kraanivett, et meil antakse restodest tasuta kraanivett, küsi tasuta vett. Ma käisin ühes restoranis, Härg, on ju, ei varja nimesi, ütleme kohe välja. Ja poleks mina oma väikse aparaadiga sinna läinud, et oleks kvaliteetne restoran, oleks ikkagi andnud enda klientidele või solki edasi selles suhtes. Ma ütlesin, kuule, mingi kannuga vesi või? Ja, nii käest edasi. Ma mitte kunagi telli kannu vett või nagu mitte kunagi sa ei joo seda, mis on tasuta vesi seal kohvikus, vaata, panevad sidruni viilu sisse, et maitset nagu veits blendida, aga... Jama on all, vaata. Ma olen klaasiga pudeli vesi, palun. Ja ongi, see oligi. Ma nagu tegin veits häält ja... Siis, ei, meil on filter vahetama, et homme tullakse, vahetatakse ära, vaata. Sa räägid päriselt või? Jaa, aga kuid ette, kui ma poleks tulnud, ma oleks
tahan, et enda liikmetele. Aga nüüd pead tagasi minema, vaatama, kas filter on vahetatud või ei ole. Sa kutsusid mind tagasi ja ma tulen tagasi, et ma vaatan. Päris. Mis see näite, sul oli see väike, on ju? Mul on see lihtsalt TDS-ili kaas, aga sellest piisas ja noh. Mis see näite oli, mäletad ka või? Üle 200. Jälle jama. Kõik, mis on üle 200 on täitsa jama. On vaielda tegelikult, olen mis ained seal sees on. Kui ta on nagu, ma eeldan, et sul on ka see ilusti puhastatud ja siin on vajalikud siis asjad sees on ju. Loodame. Loodame, jah. Ega see on 21. sajand, vaata. Sa võid osta poest midagi, kus silt on peal, et näed, siin on see ja see asi sees, aga sa päriselt tead või? Ei tea, sa ei tea, kui sa ei ole ise seda teinud või kasvatanud. Mida meile siis saetakse. Täpselt, sa ei saagi mitte milleski kindel olla, kuni sa pole ise seda teinud, on ju. Ja kui ise ka veel näiteks kasvatad oma köögiviljad, lähed allikale, võtad vett, allikavesi võib saastunud olla, mullad on kurnatud, ma enda kasvatatud köögil saa mingi nitraadid, mis iganes seal on, on ju. Isegi ei tea, et noh. Et jama ja jama on selles, et sellest ei räägita ja seda turundatakse veel niimoodi, et jooge kraanivett nagu, et see on hea ja siis vaatad, et poliitik ise võtab ka nagu väideltavat lonks on ju. Ja hea lonks. Ta ei võta sedagi. Tunneb maitse ära juba. Ja sõbrad, leidke mulle üks eliitinimene, kes joob kraanivett. Nad joovad seda 200 meetri sügavust vett, vaata. Yes, ja investorid. Call me, et oleks vaja küll tegelikult on võimalik teha ja endiselt pudelvesi on popp ja see, et inimesed nüüd hakkaks ise filtreerima, et me jõuame sinna. Vaikselt kogu aeg tegelikult. Vaikselt liigub, jah. Aga enamus inimesi endiselt ei saa aru sellest ja mugavus ka tegelikult. No täpselt, aga igal ühel omavad, et paljud ei peagi ilmselt sinna jõudma. Ei peagi. Igal ühel oma missiooni elu. Aga turundusest veel rääkides, minu arust hästi haigelt on turundatud neid filterkanne. Mingid Brita filterkannulised. Need on juba kohtusse antud vaata avalikult, et täpselt skämmi eest on ju, et tegelikult mis ta teeb, ta võtab lihtsalt lõhna ära, muud midagi. Ta võtab lõhna ja mingid osakesed võtab ka ära, okei on ju, aga üldjuhul on tegelikult, mida ma inimeste juures olen märganud, tegelikult see, et enamustel on filtrid juba umbes, siis nad lasevad sealt läbi on ju, siis need ei vaheta neid ja siis on nagu, siis tulebki siuke mõte, et filtrid on 3 sorti. On mõttelised filtrid, on emotsionaalsed filtrid ja on filtrid, mis päriselt töötavad. Appi kui hea. Ehk siis tegelikult tuleme siis näiteks mõttelise filtri juurde, ongi tegelikult see Brita kann tegelikult väga hästi öeldud, et sa eeldad, sa usud, sa mõtled, et see töötab ja sa ei kontrolligi. Sa usud. Nii. Ja ta ei tööta tegelikult. Ta on mõtteline. Aga samamoodi paljud ütlevad, et kui sa vee läbi keedad, siis see nagu läheb paremaks või puhtamaks. Jaa, sa tapad ära need pestitsiidid ja asjad ja mingid elus... Aga ma nägin just tehti, et võetigi see kraanivesi, keedeti läbi ja peale keetmist oli veel hullemas olukorras. Ja täpselt. Et ta tapab ära need bakterid, aga ta nagu need metallid seal vees, ma ei tea, ma täpselt ei tea. Sa ei ole keemik. Ei ole, aga vesi läheb nagu hullemaks peale keetmist, see on kindel. Ma nägin ka seda. Vaadake veekeetjas, sõbrad, et kujutage ette, et nagu nüüd see on teie sisemus. Ja selle kohta tehti ka test, et täpselt keedeti veekeedu kannus siis seda kraanivett, tekkis seal katlakivid ja see jama kõik on ja siis keedeti keedu kannus läbi masina lastud vett. Ei mingit katlakivi midagi, kõik on nagu korras, vaata. Okay. Siis on emotsionaalsed filtrid, on ju? Emotsionaalne filter on sul, kangen. Jah. Töötab hästi, aga täiesti ülemakstud. Ülemakstud, jah. Täiega ülemakstud ja töötab kõik äge. Aga see on nagu pigem siuke, või siis Amway filter, samamoodi e-spring filter töötab mingi maani, aga samamoodi, et tal on jälle see aga, et inimesed unustavad vahetada neid filtrid, et minu filter ei anna rohkem vett, kui ta läheb umbe. Seda on lihtne hooldada ja nagu ma siin inimestel on öelnud, et nagu võtaks 6-pakist õlut. Isegi naised saavad hakkama selle hooldamisega, et ei ole nagu keeruline, on ju. Ja siis ongi 3. variant, ongi siis see filter, mis päriselt töötab, siis täna endiselt ei ole paremat lahendust kui pöördosmos. Ei ole, lihtsalt ei ole. Ja see võtab nagu, see teeb nagu päriselt puhtaks, sest seal on nagu mehaaniline protsess. Piltlikult sul on nagu filter ees, sul on nagu sõel ja kõik, mis läbi sõela ei lähe, ta juhib ära voolu ja kõik, mis läheb läbi, see ongi siis tegelikult kvaliteetne vesi, on ju. Ja siis paab tagasi mineraalid, on ju. See on nagu see, mis on praegu täna turul nagu töötab ja hea lahendus, ta ei ole nagu väga kallis ka, sa võid osta hiinakaid, vabalt töötavad, aga
esiteks need koled, noh mulle ei meeldi nende välimus. Mis sa arvad, ma olen näinud neid mingid joogipudelid, kus sa paned vee sisse, sa vajutad mingit nuppu ja siis ta hakkab seal nagu vaata midagi ta laeb seda, et see on päris äge, need asjad ka. Mis filter see on? Emotsionaalne või? Pigem on tema, ei ta töötab selles suhtes, et ta nagu laeb ju vett, ega ta ei puhasta seal ju. Ma ei tea. Ma ei ole nii sügaval uurin, ma lihtsalt olen näinud neid pudeleid, et päris huvitav. See on huvitav asi, ma ei ole ise nagu, ma näinud, aga minu arust ta laeb. Opa. Aga jah, ma vaatasin, et täpselt oligi hull reklaam, pudel ja mingi 200 või 300 eurot äkki. Okay. Ja siis Temus täpselt sama pudel oli mingi paarkümmend eurot, et jällegi see üle minge Temus. Lõppkokkuvõttes tuleb kõik Hiinast, vaata. Niikuinii. Minu filtrid tulevad Saksamaalt. Aha, no vot, ei tule kõik Hiinast. Ei tule kõik Hiinast. Tuleb ka Saksast. Ja noh, vesi on tähtis sõbrad ja joogivett, mis toetab päriselt teie tervist ja te näete vahet selles suhtes, te tunnete seda energiast, teil on parem uni, te magad, teil on kõik on parem, noh. Absoluut kõik on parem ja te peate tassima. See on nagu kõige hullem ju. See tassimine. No ja pluss siis see plastmassi teema on ja tegelikult me saame niikuinii igalt poolt seda plastmassi toidust, köögist, kes veel kasutab plastiklõikelauda nagu siis... Jep, et sellepärast ma tervise kuruks ei hakkagi, et neid asju on ma ei liiga jaksa palju. neid jälgida. Aga nii ongi. Neid asju on nagu tuhandeid. Kui sa hakkad mõtlema ühte asja, lähed sealt edasi, nagu see on siuke lõputu jänesurg. Kõik on skämm, kui sa niimoodi vaatad. Ongi. Selles suhtes, kõik on manipulatsioon, kõik on... Me ei tea tegelikult, kui vägevad me tegelikult oleme, sest ma arvan, et me oleme liha ja luu. Seda on õpetatud. Ei ole tegelikult, me oleme teadlikkus, me oleme teadvus. Me oleme energia, puhtalt sinu keha, mis sul on, selle energia pealt me saaks ära kütta terve nädala New Yorgi. Sinu energia pealt, üks inimene. Kui teete power, on inimesest tegelikult. Ja siis tulevadki mängu. Ebatervislik toit, mis võtab jälle seda energiat alla. Üleüldse eluviis on ja kõik asjad. Kõik, mis sinna alla kuuluvad, uni ja liikumine. Täpselt. Ja elu läheb päris süükaseks, nagu ta on. Sest kui sa oled nagu madalamal energial, siis siin on lihtsam juhtida, siin on lihtsam kontrollida. No see ju praegune eesmärk ongi. Täpselt. Aju loputas. See on äge trend on sul, et... Aga räägi natukene, mis meid veel vaata ees ootamas on täpselt just selle koha pealt, et tahetakse... Vesi on järgmine Bitcoin. Vesi on järgmine... Ja. Issand, kui hea. On. Selles suhtes, et see läheb veel rohkem kontrollitumaks, kraanivesi läheb veel sogasemaks või siis jääb täpselt selliseks, nagu ta praegu on ju. See on ikka ülihästi öeldud. Ma tean, kunagi oli mingi multifilm, äkki Looraks või midagi sellist ja seal müüdi inimestele, vaata nagu on need veetünnid sinised on ja mis saad kontorisse tellideni. Seal olid samasugused, aga seal müüdi õhku. Sest linnas ei olnud mitte ühtegi puud enam. Kõik oli tehis ja siis nad tellisid endale õhku koju. See oli nagu samamoodi nagu see veefilm, nagu see tünn on, aga see tünni sees oli õhk ja siis telliti õhku niimoodi koju. Okay. Aga jah, vesi järgmine Bitcoin, issand ka jah. Vesi on jah, järgmine Bitcoin selles suhtes, kui me vaatame näiteks, ütleme siis näiteks BlackRocki ühed tegelased on ju, kõik ostavad suuri nagu maalappe kokku, kus on tohutu nagu mageveekogud. Miks te teavad seda? No siin võib veel näiteid asju tuua, mida need nagu eliidid ja kuulsused ja suuremad nimed teevad on ja siis nagu tõstatada küsimusi, et miks nad seda teevad. Neil on kõik silmees, aga inimesed lihtsalt ei taha näha või ei näe või ma ei tea. Täna on valik see, et ei taha. ma arvan ka. Parem on see, vaata, kas sa võtad selle punase või sinise tableti on ju nagu seal Matrix filmis. Aga mõlemat ei saa ju. Kahjuks jah. Aga samas need, kes selle ühe juba vaata võtnud on ja siis nagu veits aru saavad, siis ma arvan, et tihti mõtlevad, et kurat, oleks vist natuke lihtsam, kui ei oleks seda võtta. Jaa, vahest tead nii palju, oleks lihtsam. Jaa, aga no, lähme edasi päriselt selle teemaga. No lähme. See on ju, kas meil mitte ei pidanud praegu oktoobris vastu võetama seda digieurot või? Minu arust 2026 tuleb. 6. Ma võin eksida, aga ma ei tea täpselt, aga... Ühesõnaga, see on lähituleviku teema. Jaa, ja need saavad, see läheb läbi. Sest inimesed nii lollid. See on juba läbi tehtud, see on juba allkirjastatud, kõik on tehtud, see tuleb niikuinii. Täpselt. Ja noh, me võiks ei öelda nagu rahvana koos, et ei, me tahame ise kontrollida enda raha, mitte riik peaks kontrollima. Kuid ette, sa oled poodi, sa tahad vett osta näiteks, aga oletame, et arst on sulle keelanud vee joomise, näide lihtsalt, niisugune naljakas näide.
et sul võib olla arvel, ma ei tea, miljon on ju, vahet ei ole, aga sa ei saa seda ette osta, sest varsti on teid märkme. Meil on Senikaua on digilugud, meil naljak- on ID-kaardid, kõik asjad ju. no digi-ID nüüd ju. Nii täpselt. Mida toob endaga kaasa digi-ID? See on crazy, kui sa hakkad mõtlema, kui sa vaatad mingi Hiinat ja juba mis Venemaal tehakse, on ju. Tuli just välja neil siukene äpp, Nii. kus sul nad tahavad kõik asjad sinna ühte kokku panna, et täpselt on sul seal mingid suhtlusplatvormid, pangakaardid, noh, siuke üks äpp, nagu Hiinas neil on see mingi WeChat või midagi Midagi sellist. seal on ju. Kõik asjad koos ja su auto, mingid tankimised, asjad, kõik see äpp kontrollib ja Venemaal tahavad WhatsAppi ära bännida, kõik teised suhtlusplatvormid, et kõik koliks sinna ühele platvormile kokku. Okay. See ei ole nagu, et nad võib-olla teevad, see on juba tehtud, see on juba väljas. Ja, et nad saavad nagu läbi selle kõike kontrollida. Ja sa ütlesid, vaata naljakas näide. Aga kui sa oleks öelnud 2015 aastal kellelegi meie selle 2020 kuni 22 aasta mingisugused teemad, mis meil olid, et sa istud kodus luku taga ja sa pead maski kandma, et poodi minna. Naljakas näide. See nii on naljakas, kui nad päriselt ära teevad selle. Et tegelikult see ei ole mingi utoopia, see on nagu, mis meid varsti ees ootamas on. Samamoodi nüüd see... Jah, ei teagi, mis siin tegelikult tulemas on, aga noh. Mina nii väga hirmubaasil ei elaks, aga meil on nüüd ongi. Varsti on valik see, et kas sa oled rikas või vaene, vali. Ilus. No hirmubaasi, ma arvan seda, et sa pead nagu olema teadlik, mis väljapool toimub, aga samas ela omas mullis nii palju, kui sa saad. Kui täpselt, et ära lase ennast kontrollida nendel asjadel ja ära kasuta neid asju. Et noh, smart-ID asjad meil on niikuinii juba vastu võetud ja meie riigis need niikuinii toimivad juba. Aga ainus, mis sa nagu praegu teha saad, ongi see, et sa ei hakka kasutama mingit digitaalset eurot näiteks. Bitcoin, teised stabiilsed mündid, mis on praegu. Ja nüüd ongi tegelikult, siin tulebki nüüd siuke olukord tegelikult, et ongi, varsti on rikkad ja vaesed. Vaene töötab, siuke huvitav lause, vaene töötab ja rikas. See on hästi huvitav teema, see rikkad vaesed, et vaata, käis kuskilt just alles hiljuti, ma nägin, käis läbi see ülirikaste nagu maksustamine. Et kui seda ei tehta, siis täpselt ongi lõpuks see, et nagu me jäämegi maksud on vaestele keskklassid. Jah, aga... Rikkad nii maksa selles suhtes ja mina ka ei maksa selles suhtes, et nii palju kui poest. Ja ma võin seda avalikult öelda ja ma üldse ei karda selle koha pealt, et see on igaühe tegelikult otsus minu arust võiks olla ja võiks vähem maksta. Miks 24%? Miks nii palju? Ja mis me vastu saame? Vesi, mis ei kõlba juua kraanist on ja ma ei tea, töökohad, mis tegelikult hoiavad ainult inimesi elus ja ei nagu koolid, mis orjastavad tegelikult inimmõistust, võiks öelda ja mis veel ühesõnaga, me ei saa vastu seda, mida me võiks saada. Nägin TikTokis mingi konto, kus mingi naine käib tänava peale, küsib inimeste käest, et mis su palk on, mis su töökoht on ja mis su palk on ja siis kõik seal vastab mingi 1000 1100, 1200. Kuulutad nädalas, nii ma ei tea, kus see toime tuletad. Ma vaatan neid videos ja mõtlen, et see on nagu reaalne elu Eestis, vaata. Et seda peaks nagu mingi valitsusse minema näitama, et vaadake, mis meil tegelikult toimub, et nagu see aga oli... Aga need teavad ju. Ma arvan ka, et teavad, aga ei taha nagu kuidagi tegeleda need asjadega, vaata. No ma arvan üldse seda, et nagu neil pole midagi otsustada seal. Ei, ma ei tehtud juba ammu selles suhtes. Neil öeldakse, mis tegema peab. See on show, mis siin toimub. Me oleme kõik siuke... just olid ju valimised ja käisid või? Ma pidin minema, sest mul üks hea sõber kandideeris. No siis küll, jah. Aga ma ei leid. Ma jäi minemata seekord, aga järgmine kord. Ma olen elus ühe korra käinud hääletamas. Aastad pole tööl käinud tegelikult. Teadlikkus kasvab iga päev. Ma ei ütle, et ma mingi superteadlik olen, aga alustame veest, joome puhast vett, te tervis läheb paremaks, te teadlikkus hakkab kasvama. Te võib-olla hakata rohkem küsimusi küsima, mis nagu, kas see on nagu päriselt, mis on nagu päris, vaata see, mis telekast näitakse, kas see on ikka päris? Kes üldse vaatab uudiseid praegu veel nagu? Ma pole aastad vaadanud ja kui te tahate, et elu paremaks läheks, ärge vaadake telekat. Ja, aga siis on need vaata, ta käib mul niisama taustal, ma nii kuule ei vaata, aga kas sa saad aru, et see jääb su alateadvusesse? Täpselt. Tead, kui nali on see. Väga palju siiamaani ei tea, mis asi on alateadus. Jah. Mul näiteks ema ei tea sellist asja. No nüüd ta juba teab, sest ma olen seal jauranud talle. Muna õpetab kana. Täpselt. Ja enamus endiselt veel ei tea, mis asi see on. Ja see inimteadlikkus on nagu ta on. Vahet ei ole. Jätame selle sinna praegu. Aga mina olen ülimalt tänulik, et mul on puhas vesi. Ma olen tänulik, et minu lähedased saavad puhast vett ja isad, nüüd väike fookus ja mõte ka teile, et
kas sa annaksid enda lapsele mürki? Ma küsin nii, onju. Ilmselge vastus, ei annaks. Aga kraanivett annad? Ja annan. No aga mis sa teed siis praegu? Ai, see on joogikõlbulik, noh väga hea, ta on joogikõlbulik, aga tegelikult ta ei toetu see keha. Siis jälle rahva müüt, et ei, mis see tähendab joogikõlbulik? vaat nüüd ongi siuke küsimus, et joogikõlbulik tähendab seda, et ta siin kohe taba. Aga varsti. Jaa, täpselt. Kui kõik need jamad su organismi kogunevad ja nagu ma rääkisin, mida need nagu mingid hormonaalsed asjad seal kraanivees nagu meestega teevad, naistega teevad nagu. No mul ei ole neid tissi, noh. Ma vist ei ole joondat. Aga mehed, kellel on, siis vaadake üle, mis vett te joote. Ja kui tahate enda naisele suuremaid tissi, siis hakka kraanivett jooma. Ja noh, on ju. Ja ühesõnaga jah, et isad võiksid tegelikult reaalselt päriselt mõelda, et nagu enda lapse peale just selle nurga alt, et mis vundamenti seda ehitad. Ja alustame tervisest tegelikult. Ja miks peaks lapse tervis kohe saama mingit lööke, sest noh, jälle siuke huvitav uskumus inimeste poole pealt, et nagu noh, öeldakse siidinäpp on ja ei taha tööd teha ja noh, ma räägin nagu endast, mis mulle on öeldud on. Ja ei, kui sa joodki võib-olla liiga puhast et keha peabki mürkidega tegelema, mis muidu tal ei tule seda vastupanuvõimet ja värki, mis nagu on vaja või? Ma arvan, et tänapäeval 21. sajandil me saame niikuinii neid väliseid mürke igal poolt, mõtleks mingid parfüümid, kodulõhnastajad, mingid kehahooldustooted, deodorandid, mida iganes vaata. Et nagu okei, sa saad ühest kohast seda mürki, aga sa ei pea nagu 10 000 kohast seda mürki saama, on ju. Et teadlikult vähenda võimalikult palju neid asju nagu, et sa ei saaks neid mürke. Just. Ja vee eesmärk tegelikult su kehas on lihtsalt su organismi puhastada. That's it. Me ei pea tegelikult sealt nagu mineraale otsima ega midagi. Enamus mineraalet tuleb toidust, me rääkisime. Nii. No selle vee kohta on nii palju müüte ka, vaata näiteks, et inimene koosneb 70-80% veest. Ta ei koosne puhtast veest. See on elektrolüütiline vedelik, millest me koosneme. Ja see aparaat teebki, lisab ka elektrolüüti. Või see, et näiteks mul on kuiv nahk, ma pean rohkem vett jooma. Ei, sul on nagu rasvade ja vitamiinide puudus, sa ei pea vett jooma, vaid sa pead õigeid asju sööma. Ja vähem napsu tegema kindlasti. Et alkohol ka kuivatab, on ju. Ja üldse tegelikult praegused tänapäeva inimesed kuivavad. Ütleme niimoodi siis. Tegelikult organismid on kuivad, need ei joo piisavalt vett, on üks asi. Ma pean emale vahest siiamaani õpetama. Õiget vett. Kes üldse tänapäeval vett joob? Väga palju joovad kohvid, teed, energiajoogid, karastusjoogid, aga vett? Vähe. Teeme mingi uuringu, vaata. Aga lihtsalt ongi tegelikult see, et teeme mingi uuringu, paneme, vaata, küsime, palju sa päevas vett jood? Osad ütlevad, ma joon vett. Ja siis nagu ma näiteks oma klientide põhjal ka, palju sa siis jõid? 1 klaasi. Okei. 2 liitrit vist peaks ikka jooma või 3 isegi. No, siinkohal ma arvan, et iga inimene peab oma keha kuulama. Oleneb muidugi, milline su toitumine, eluviis, elustiil on ja, et igal ühel võib see natuke varieeruda, ma arvan, see kogus. Et väike mingi 40-kilone tüdruk ei pea nagu mingi 3 liitrit päevas kaanima. Liiga palju vett on ka paha jälle selles suhtes, et sa võid ära tappa ennast, kui sa jood üle. Aga selle kohta vaata sa ütlesid, et vee ülesanne on organismi nagu puhastada. Toon näite just, et toksiinid ja pestitsiidid, mis meie kehasse jäävad, tegelikult on ju rasvlahustuvad, nagu nad jäävad meie rasva. Ehk et vesi neid nagu niisama välja ei viini, et tegelikult vaata oma elustiil, eluviis üle, kust sa üldse saad endale neid mürke, on ju. Et jah, ei ole briljandid selle koha pealt, ütlen ausalt ära, aga mina näen nagu enda puhul seda, et kui sa jälgid nagu elu ABC-d, on ju, et toitud, enam-vähem okeilt, jood puhast vett, liigud, teed trenni, oled värskes õhus, ei ole koos toksiliste inimestega. Täpselt, keskkond, täpselt, et hoiad ennast positiivses keskkonnas. Ja siin keskkond. Ja positiivne meel, täpselt. Just. Et need on nagu põhiasjad, nagu, millest nagu lähtun mina, on ju. Ja siis ongi see, et sorry, aga kui ma alustasin selle brändiga, on ju, mind peati täiesti debiilikuks. Et mis mõttes, kraani esimalt tipp-topp. Siis ma sain aru, et vau, inimesed teha mitte midagi. Ja nagu uskumatu lihtsalt, et inimesed nagu ei võta vaevaks nagu uurida või vaadata. Siis näide, jumal ja mul on sõber, on ju. Tema nagu kategooriliselt on selle vastu, et nagu mida ma teen, on ju. Tal savi, ma joon kraani vett, ei ole enam midagi. Tal on veegeeti on nagu punane. On ju? See on siuke nagu, ma ei tea, tummine raud või ma ei tea, mis seal on. Tummine raud. Ja rooste on ju. Noh, jõuamegi sinna, et üle Eesti tegelikult piirkonniti see vee
hästi raua rohkem vesi. Ja. Või no üleüldse kõik need ained, mis seal sees on, et see on nagu väga erinev, varieerub, vaata, et kuskil on midagi rohkem, kuskil on midagi vähem, on ju. Aga no mingi puhast, et sa tänapäeval nagu oma kraanist niisama lasta. Saad ikka, kui mul filtri vastad. Kui filter vahel on, siis on juba teine jutt, jah, aga ma räägingi just, et ilma filtrit, et lähed täpselt allikale ka, need allikad on ka juba saastunud. No enamus on saastunud. Noh, kindlasti siin on veel Eestis, aga mina ei ole, ühe olen leidnud. Täiesti tipp-top. Jah, elus vesi võiks öelda. Ja, otse võtsid ja värske. Oli tunda kohe, kui vaata. Muidugi tunned. Täiesti teine vaen. Muidugi tunned. Ja ma ei mäleta kuhu. Räägin, see vee struktuur on juba teistsugune, kui see on seal poes mingi seisnud pudelis, noh, ta on surnud ja kui ta on see elus voolav, ta on struktuuriliselt päriselt juba teistmoodi. Jah, Hiinlane tegi huvitava testi, vaata, et ka veele. Noh, näide võttis 2 klaadi. Sellele veele ütles hästi palju negatiivseid lauseid. Läks teise tuppa, võttis selle vee, ütles ilusaid, armastavaid, toetavaid lauseid, vaata. Jätad vee seisma. Igaüks saate seda katset kodus teha tegelikult, et katsetage, vaadake. Ja ongi. Siia ütled, annad negatiivse laengu, siia positiivse. Ja paned siis klaasid kõrvuti ja jäta 8 nädalaks seisma, vaata, mis veega juhtub. Ja üldjuhul see, mis on laetud negatiivselt, ta läheb siugeseks nagu kaledaks ühesõnaga. Ja see, mis on ilusti, see on ilus puhas. Ja saate teha katse ja hiinlane tegi väga ägeda katse samamoodi, aga siis ta nagu külmutus selle vee ära nagu kiirelt, mis on naatriumiga äkki või mis. Nii. Ma ei tea, mis aine see on. Ühesõnaga külmutas ära, põmm, onju. Ja samamoodi negatiivselt ja positiivselt laetud vesi ja külmutas ära ja vaatas selle vee kristalli siis. Ka teistmoodi. Ja mis on positiivselt nagu struktuuri, ilus, nagu sa näed korda, onju. See oli teine vesi, kus oli nagu negatiivne. Kõik laiali. Plörr, plärts. Noh, samamoodi näide, üks inimene tegi katse taime peal. Möli siis taimega, ühe taimega ja teise taimega ta nagu kiitis. Samamoodi üks taim närbus ära. Ehk sõnad on tohutu jõud. Mega. See on nagu nii oluline asi. Inimesed peavad hakkama sellest aru saama, nagu su sõnadel on väga suur jõud. Yes. See sõnad loovad ja mõtted, sõnad ja mõtted ja kui sa välja ütled muidugi oma mõtted, sellel on nagu topeltjõud, on ju. Aga et olge teadlikud, millest te räägite ja mida te joote. Ja mida te mõtlete. Ja millest te mõtlete, täpselt. Ma mäletan, ma olin kunagi, ma olen olnud seal, kus enamus inimesi tegelikult võib-olla praegu on, ma vaatasin telekat kunagi ja siis ma toitusin valesti, jõin kraanivett ja siis ma nagu ülinegatiivne olin. Ja siis ma mõtlesin, et kurat küll, miks ma elu nii paha on. Ja siis jõudiski minuni mõte, et kõik algab mõttest. Sinu enda sisemaailm on tegelikult see, mis seda kõike siin korraldab. Ja kui sa oled ennast nagu halvasti, siis oledki halba vett joonud, söönud valesti, su meeleolud on pahad, su hoiak on vale, kõik on nii jama. Siis tulevadki need tujud, asjad ja siis tulevad mingid olukorrad ja teod. Ja tavaliselt inimesed süvendavad veel endale seda nagu täpselt selle halva. Miks kõik on mul nii halvasti, kui sa mõtled nii, siis sa süvendadki. Ja täpselt. Sa pead vastupidi, mina alati ükskõik, mis negatiivne olukord juhtub. Ma mõtlen, ju ma siis midagi siit ikka õpin, et kõik läheb elus nii nagu peab, see pidi juhtuma ja kui pärast tagantjärgi vaadates saan aru, miks see juhtus. Ma võtan kõike positiivs, nagu vahet pole isegi, kui see on nagu nii negatiivne, kui üldse olla saab. Mul on näide samamoodi, see on jumala õige lähenemine, ma lähtun samamoodi, et üleeile mul juhtus siuke olukord, et ma avastasin, et mu autokässer ei tööta. Ma sain seda niimoodi teada, et olin kodus duši all, telefon heliseb, ühe korra, teist korda, kolmand, kui järgsin midagi vist jama, peaks vastama. Vastan, naaber helistab, kuule Jaanus, et su auto seal vist libises alla, vaata kuhugi. Ja okei, lähen välja, vaatan, opa, teise autole sisse pannud, nice. Ja siis ma ütlen alati endale, et okei, ma veel ei tea, aga millegi jaoks on see hea. Täpselt. Ja ega ma siiamaani tea, mille jaoks see hea oli. Võib-olla aasta pärast saad teada, võib-olla 2 aasta pärast. Aga nüüd ma oskan vähem kindlustust teha. Täpselt, selle jaoks oligi hea. Ja iga asi millegi jaoks hea, see on nagu minu mindset selle koha pealt ka, et me kunagi ei tea, mille jaoks on see hea. Aga mõtle, kui iga inimese mindset see oleks, nagu mis maailmas me elaks. See oleks ulme ju. Maailmaks ilusam kõvasti. Maailmaks parem koht. Ja kui inimesed saaks aru, et see kõik on mõte ja see kõik on mäng siin ja see kõik on nagu võta rahulikult. Võetakse liiga tõsiselt. Ja täpselt. Just nagu hirmu põhjal tõsiselt.
Sest noh, kõik paanitsesid, kui mul see auto sinna vastu teise autod läks. Ma Sa olen jumala ainult kes chill'inud. käis ja naeratas, mis politseid olid, tšau, siis tuli sama politsei ka, kelle ma ühe korra koju viisin, on ju. Et noh, et äge on ju, et ja teine asi tegelikult ka, et meelest siis rääkides ongi tegelikult see, et kui su keha on tegelikult juba nagu halvas seisundi, siis see on väga raske olla positiivne tegelikult, olgem ausad. Jaa, Ja kui eluviis ju toetab seda, on ju. jaa, täpselt. Tugev keha, terve vaim ja kuidas see oli, on ju. Terves kehas terve vaim. Täpselt, juba parem, täpselt nii oligi, vaata, jah. Ja siis ongi, et jooge puhast vett, sõbrad, alustage sealt. Ja Noh, nagu sa enne ilusti tõid kõik põhitalad vaata välja, just toitumine, vesi, liikumine, uni. hingamine unustasin ära. Hingamine? Teed sa ise mingid? YouTube'is on jumala hea asi nagu Iceman breathing ehk siis jäämehe hingamine. Wim Hof. Tehke seda, ma olen teinud seda aastaid järjest ja hoiab ägedas energias, kusjuures ma enne siia tulekut ka hingasin, siis ma olin veits väsinud. Sa kasutad nagu igapäevaselt seda? Igapäevaselt, jah. Ta annab kohe energiat sulle ja sa saad nagu kohe tulemusi, sa tunned. Ja mina kutsun seda tasuta narkootikumiks selles suhtes. Ja tunne tuleb, no hea on olla, vaata. Ja kuidagi äge on ja see on tasuta hinge. Ja noh, hea oleks, kui sa oleks nagu maal või kuskil saad värskemat õhku või siis kõrgel nagu sa praegu sina oled kõrgemal. Arvad, et on värskem õhku? Tea, kas ta on, aga nagu osta. Platseebokat mõelda, siis on vaat jälle mõtteviis. Kuidas ise mõtled? Purgist ostma, kusjuures seda on tehtud, hiinlane tegi, ta pani õhupurki ja ta müüs päris edukalt tegelikult, sest Hiinas on õhk täna saastatud. Oh my god. Ja. Nojah, kui me hakkame võrdlema reaalselt mingite suurte Hiinade ja asjadega, siis Eestis vist veel tõesti on meil nagu hästi hea ja puhas õhk on ju, nii et oleme õnnelikud. Aga jälle mindset, vaata, kuidas sa võtad? Kui mõtled, issand, see õhk on nii saastatud ja mis ma mingi elan siin, siis noh. Ja, nii ka päris ei saa selles suhtes, et ole õnnelik, päike paistab. Ole tänulik, et päike paistab. Tänulik, et sa üldse täna ärkad, kui laimimine, sest täna, kes te praegu vaatate seda, üle miljoni inimesi järganud, üle 3 miljoni kaotas siis tegelikult enda lähedase. Wow. Nüüd täna. Ja ole tänulik tegelikult selle eest. Ja see on ka üks mõte, mis tegelikult mind on nagu paremaks teinud. Ma ei tea, mis see on, aga see töötab. Tänulikkus. Ja, sama. Ma ei tea, mis see on, aga see töötab. Muidugi töötab. Ja mina, kuidas ma ennast ümber programmeerisin, oligi tegelikult see, et ma olin hästi negatiivne. Mul oli nagu elus väga suured raskused. Vaata. Ma olen väga pimendates kohtades elus käinud, ma tean. Sellepärast ma täna ja sa tulid ise sealt välja? Ise ikka. Ja hakkasin otsima nagu ka nagu no seal ongi see tahe peab vaata olema. Ja samas oligi see, et nagu mis veel välja tõi tegelikult teine inimene ka veits, et ma kunagi liitusin niisuguse soovitusturunduse valdkonnaga nagu Amway on ju, midagi ma seal teinud, null. Aga mida ma sain tegelikult usu endasse tagasi. No võt, kõik juhtub põhjusega. Mul oli üks sponsor seal, Raili oli nimi, aitäh Raili, kui sa näed. Et tema nagu sisestas mulle nagu seda eneseusku uuesti ja tema nagu uskus minust, siis ma hakkasin uuesti endasse uskuma ja siis mu elu hakkas nagu liikuma ja siis ma sealt hakkasingi seda nagu tänulikkust praktiseerima. Jälle keskkond, kellega sa end ümbritsed. Täpselt. Aga ma arvan ka, et sellest nagu, kui inimene ongi seal nagu madalas seisus, raskes augus on ju, et siis sul peab endal see tahe olema, et sa sealt välja tahad tulla, et sul võib kõrvalt mingi 10 inimest öelda, et no mis, hakka nüüd on ju, aga noh, see ei toimi. Ärge tehke seda, sest kui inimene ise ei ole valmis, siis sa uputad ennast, ma olen seda ka teinud ja täiesti kukkusingi, sest sa lähed nagu upuvat inimest päästma, kes tegelikult ei taha, et teda päästetaks. Ja siis upud ise ka. Sest ta tõmbab sinuga põhja ja samamoodi. Ja tänulikkus. No fuck yeah, vaata, see on nagu elu nii heaks teinud, et pane tähele inimesi, kes nagu kurdavad ja vinguvad. Nüüd üldjuhul joovad kraanivett ja tuntuvad nagu ebatervislikult ja nende elu ei ole hea. Puhtalt selle pärast, et need ei ole tänulikud. Vingumine on mitte tänulikkuse üks vorm. Ja kui sa tahad, hakka praktiseerima, see on tasuta ja see muudab su elu, aga seda on nii tüütu algust teha, mille eest ma tänulik olen, kui kõik nii pekkis on. Aga nagu alusta väikestest asjadest. Sa ärkasid täna, alustame sellest. No see ei ole väike asi enam. See on juba suur, aga ja noh, elu muutub ja läheb paremaks, see võtab aega küll, aga minu elu tegelikult muutiski see, et ma hakkasin ennast ise programmeerima, ma hakkasin jälgima. Olid sul mingid mustri või kasutasid mingid päevikut, et ma ei tea, igal hommikul panid 3 asja? 3 asja kirjutasin iga hommiku kohe. Mille eest tänulik oled? Jah, täpselt. Ja alati, ja ma olen täna siiamaani, alati mu peatänulikkus on alati see, et aitäh, et ma ärkasin ja aitäh, et mul lähedased ärkasid. On 2 last. Ma ei tea, ma tahan, et nad ärkaksid. Ja see on nagu põhi, mille eest ma nagu olen tänulik kogu aeg. Aitäh puhta vee ees ka.
sõbrad. Ja siis hakkab järjest tulema, tegelikult see nimekiri on ju väga ja päris palju asju on tegelikult, On siis jah. hakkad vaatama, opa, see. toit on laual, katus pea kohal, täpselt, linnud laulavad õues, päike paistab. Ja asjad hakkad juhtuma, no mina ei tea, mis on, aga see toimib. Universumi Sa vaatad seadus. üliedukaid inimesi, ülirikkad inimesi, need nii tänulikud vaata, ja siis mõtledki, et vau, huvitav, kuidas inimesed ei näe seda või nagu, kas tõesti on nii raske siis hoida ennast seal positiivsel lainel või noh, ma ei tea. Kui ma olin nagu see negatiivist, siis samamoodi tegelikult ma mingil määral ikkagi proovisin ikkagi vaadata seda head poolt nagu elus on ju, aga noh, jube raske, siis polnud vaadata midagi on ju. Ja siis ongi see praktiseerimine, siis uued nagu keskkonnad, soovitusturundusvaldkond, eestlase keeli püramidskeem on tegelikult parim keskkond just neile, kellel ei ole mitte midagi. Ja sa saad alustada nullist ennast üles nagu nullist üles töötamisega, samas sa saad hea keskkonna, kes sind toetab. Sa pead lihtsalt õige nagu toote valima, kus olla on ju. Noh, jõuamegi sinna tegelikult kõik siin elus on püramiid. Nagu ma ei tea, sa oled, ütleme, sa töötad kontoris, sa oled ka püramiidskeemis, sul on ülemus on ja see on juba püramiid. Täpselt, et nojah, see Eesti ja need püramiidid, see on jah, omaette teema. Eesti on, eestlane on siuke huvitav loom, et ta ei usu mitte midagi. Null usku põhimõtteliselt, Eestis on 2% usklikke umbes täpselt. Võib-olla nüüd veits rohkem on ju. Eestlane ei usu midagi. Paganad, loodususku. Jaa, täpselt loodususku, aga võiks puhast vett juua. Alustame sellest. Kui looduses ei ela, loodusega kooskõlas ela otseallikast ei saa, siis filter vahele käib ka. Jaa, pöörd Osmas Filter, võite helistada mulle. Kas ongi koduleht ka Facebook, TikTok? Mul on koduleht Küllusvesi Y-iga, sest ma pidin Y-iga tegema, et mingid süsteemid muidu ei töötavad turunduse mõttes. Ja Küllusvesi, minge vaadake, leiate ja võite vabalt kirjutada, helistada. Võime ka vett testida, kui tahate, aga noh, ma ütlen ära, ei ole mõtet. Nii pekkis. Jah, ma just tahtsin öelda, sa võid minna kohale ja testida, aga noh, sa juba tead tulemust on ju, et tegelikult kuskil nagu väga seda puhast enam ei ole. Hästi paljud inimesed ei tea. Ja mul on üks näide veest rääkides, ongi tegelikult see, et ka olin korteris selle ühel inimesel ja ka mõõdame, siis ta räägib ka, et ei tea jah, et siuke huvitav vesi, et kui ma keedan kartult, kartul läheb siniseks. Ja kui ma mõtlen, et samad kartulid, ma lähen maale, need ei lähe siniseks, vaata. Ja siis ma tegin ta selle kiirtestiga ära ja värgid ja siis ma vaatasin, kui siniseks see vesi tal läks nagu ele siniseks, ma polnud näinud. Aga tead, tegelikult inimesed üldse keedavad kartulit valesti. Sa ei tohiks soola üldse panna samal ajal, kui sa keedad. See tõmbab kartulist mineraali välja. Tegelikult panna soola peale, kui sa oled nagu ära keetnud, siis jääb kartulist ja see mineraal alles. Okei, vaat seda ma ei tea. Iga päev õpime. Vägev. Sool samamoodi ka, noh. Väga hea narkotikum tegelikult. Mis soola sa ise kasutad? Ma olen siin jälle peenust ei tõmba, et üldjuhul Himalaya soola, aga võtan ka seda tavalist jodeeritud soola. Päriselt. Ma ainult ütlen, et noh, et sa võid sinna rafineeritud valge lauasoola ja siis suhkru vahele võrdusmärgi panna nagu, et pigem võtta ikka seda Himalaya soola või meresoola, mingid suure jämeda terast ja noh, neid ka skämmitakse nii palju, et sa täpselt, enne kui sa ise ei lähe sinna mägedesse ja ei korja, sa ei saa teada, kas see on päriselt ja puhas on ja mis sinna juurde lisatakse ja kuidas töödeldakse ja transporditakse. Siin ikka nali mulle meeldib see, et ma tegelen meid vitamiinidega ja ikka nagu jagad, mida teed on ja sõnaga on ja. Ja see ongi see, et inimesed naljakad, ma ütlen ausalt. Annan neile kott, mingit antsu või kokaiini on ja vahet ei ole, see läheb nii kähku ninna, et pole vahet ei ole on ja. Ja ei küsi ka, mis seal sees on. Ja kui ma hakkan näiteks veest või vitamiinidest rääkimisena, ei, mis seal sees ikka on, tahaks teada, vaata. Sa tegelikult ei küsi neid asju, vaata, aga nagu... See just, et inimesed on naljakad, et mul on ka olnud selliseid kliente, et tahavad hästi nagu peensustesse minna, täpselt näiteks toome soola teema või oliiviõli on, et kuidas ma tean, et see ikka ei ole fake ja skämmid ja kuidas ma tean, et see on puhas, aga samas vaatad nagu üldist seda suuremat elustiili ja pildid null liikumist ja toitumine väga jama on, et teeme kõigepealt nagu suured punktid korda ja siis lähme nagu peensusteni välja, aga mul meeldib öelda, et me elame 21. sajandil. Täpselt, nagu meil on täna mitu korda läbi teinud, neid teemasid on nii palju ja me saame nii sügavale nende asjadega minna. Üks päev me sureme nii. Vaata suurt pilti, et suur pilt oleks sul korras, et sul oleks kõik hästi täpselt mõttest, nagu 2 kõrva vahelt algab kõik. Kui sa sead positiivne, siis nagu elu on lill, kõik on hästi. Jah, edu saavutavad need inimesed, kes ongi häälestatud, siis tegelikult positiivselt. Vahet ei ole, mis juhtub. Kes on saavutanud edu, kui ta on häälestatud negatiivselt?
Gangsterid. Mm. Need on ka Aga mis edu? positiivsus. On. Et juhitud positiivsus või kuda öelda, on ju. Et meel on see, mis tegelikult loeb ja noh, kui sul on keha käest ära ja sa jood seda kraadivett ja sa sööd burgerit ja sa ei käi väljas ja sa ei tee trenni ja siis mis elud sa ootad? Mis head elu sa ootad? Sa valmistad ennast ette tegelikult juba katastroofiks, sest iga päev on kui valmistumine. Me valmistume tegelikult surmaks. Aine. Ja nüüd on küsimus, kuidas sa selleks valmistad, on ju, sest noh, mina usun, ma ei tea, kui nagu tõsi see on, aga me valmistume surmaks ja surmahetkel me peame olema vabad pahedest ja sõltuvustest. Nagu jah, pahedest ja sõltuvustest, et minna siis järgmisel levelile ja kui ei ole, siis sa tuled tagasi siia. Selle valmistamise Ja construct on see tegelikult, see ei ole solar system, see on soul system. Yes, sellepärast ongi valge tunnel, kui sa näed iga pool on ju. Tuled tagasi siia, tere. Ja öeldakse, vaata, mine valgusesse, aga tegelikult keera ümber, vaata, mis selja taga on. Kui sa valgusesse lähed, tuled tagasi siia samale planeedile, vaata. No siin on jälle igast asju ei tea, vaata, aga mina isiklikult olen surma kogenud, mina ütlen väga äge. Nii pehme oli, ma ei saanud midagi aru. Aga ma nägin mingit nägemusi, mul 5 sekundit oli vist sööke, ainult 5 sekundit. Oli süda seisis mul, on ju, noorena. Noh, siin planeedil 5 sekundit on ju, aga tegelikult ajaliselt ruumis. Igavik. Selles suhtes ma nägin niisuguse tegevusi ja asju ja soe tunne oli siuke äge. Ja hiljem see noh, nagu arstid rääkisid, et sul süda seisis vaata korraks. Okei, huvitav. Et noh, silmatilkadest mul oli niimoodi, et noh, noorena ma kandsin prille, see oli need tugevad silmatilgad, mis pannakse enne prille, enam mis seda ei tehta. Oligi niimoodi terve päev otsa, ma ei näinud mitte midagi, silmad läksid suga suureks vaata. Silmatilkadest. Jah, ja siis ma panin seda kogemata ninna ja siis oligi, läksid enne. Et see on siuke äge kogemus ja ma ei tea, surm on ilus, nii et elage ja 100 aastat pärast niikuinii mäletad keegi, enamus. Jaa, nii et tehke, möllake, võtke riske, investeerige, kaotage, võitke, naerge. See tuletas mulle meelde, tegelikult väga paljudel inimestel ongi ju kartus surma ees. Nagu kardetakse surme, kardetakse elada. Kõik me kardame seda. Mina küll ei karda. Võib-olla ma olen mingi imelik, aga nagu ma ei tea. Selles suhtes, et me nagu niimoodi ei karda, aga kui tekib mingi olukord, küll sa kardad. Olukord jah, see inimloomus jah, et sa kaitse, aga ma mõtlen just nagu, et osad inimesed iga päev mõtlevad, issand suurem, või nagu päriselt nagu kartus surma ees, et see nagu on paljudel väga aktuaalne. Või täpselt mingid sõjaasjad ja noh, kui sul hirmutatakse on ju, et ma ei saa magada öösel, et mul on siuke ärevus, et sõda tuleb. Ja, võt, aga seda nad tahavadki. Seda energiat siin nagu, sellega on hea juhtida sind, kui sa kardad. Vaata. Ja noh, kõik see, nagu see on show, see on jõhker show lihtsalt. Ja koroona, samamoodi noh. See läks läbi neil, teab miks see? No. Ja turundus. Turundus. Ja näe, telefon, on ju. Infosõda. Täpselt. Ja kunagi oli meil linnugripp ja siis oli seagripp ja need ei õnnestunud neil, teab miks see? Sellepärast ei olnud veel nii head nutitelefoni ja turundus ei toiminud, on ju. Aga nüüd tuligi see koroona, inimesed nii. Infosõda. Ja täpselt. Ja see läks läbi neil selles suhtes ja inimesi hirmutati. Ja mina ei tea, ma käisin Soomes samamoodi edasi. No. See on päris hirmutatav, kui sa mõtled, nagu, et okei, kui see läks läbi ja nii suures mastaabis, nagu mis nende järgmine? Järgmine ongi CBDC, ma hakkan su raha nüüd kontrollima, sellega ma hakkan su vabadust kontrollima. Siis ongi, need, kes nagu on süsteemist väljas, nagu Jaanus on ju, nagu teeleidja, nagu ka sina. Et ma ei saa öelda süsteemist väljas, okei, me oleme nagu süsteemis, aga me ei ole nagu süsteemi orjad, siis äkki võiks öelda. Nojah, vaata neid tasandeid on seal nii palju. Ja täpselt. Ja nendel, noh, meie elame väga hästi. Meie tulevik on helde, sest me kontrollime oma meelt, me joome õiget vett, on ju, rõhutan. Me sööme nagu enam-vähem, on ju. Ma ei ütle, et ma hästi söön, ma proovin ikka vähe rohelisemalt olla, on ju, süüa. Ja me mõtleme nagu positiivsemalt, siis võiks öelda, on ju. Nendel läheb nende inimeste elu läheb hästi, üldjuhul. Aga need, kes on vaesed töötajad, hirmutatud, telekast läbi vaadatud ja ma ei tea, mis seal kõik on, on ju. Ehk siis liiga palju on nendest seda negatiivsust ja hirmu ja pettumust ja kadedust ja viha ja kõik asju, on ju. Siis nemad jäävadki töötajateks terveks eluks ja need surevad töötajatena ja nende elu ei ole ilus. Ja vahest on isegi kurb, sest ma käisin tegelikult Taimaal, on ju. Ma ütlen teile ausalt, et
kui ma esimest korda seal käisin, oli paila onju. Kui ma käisin nüüd uuesti teise ringil, siis oligi niimoodi, et mul oli kahju nendest hooradest, kes seal tänaval oli. Või siis ärme nii halvasti ütleme siis inimestest, kes siis teenisid leiba läbi siis enda müümidega onju. Ja nende teadlikkus, ma arvan, et eestlased ei tea midagi onju, need ei tea vapse mitte midagi, sest need ei tea isegi, mida siin investor. Alustame sellest, meil ei karp lahti, mis huvitav. Ja sa pead müüma ennast, et jääda ellu onju. Ja tulles siis vee juurde tagasi, siis tegelikult pudeliveed, kõik mis poes on, täielik jama. Ma jäin kinni korraks sinna, millest sa just rääkisid, ma jäin nagu täiega mõtlema, et mõtle, kui palju meil on eri riike, eri mingid religioon, eri uskumuste asjad, et nagu kõik võiksidki vaata rahulikult oma nendes kohtades seal elada ja oma uskumuste ja traditsioonide järgi toimetada ja siis ma mõtlen nagu, aga mis meil praegu tehakse ja mis toimub, vaata, kuidas nagu aastakümneid juba on ette valmistatud seda, et tead, vaata kas või Inglismaad on ju, et nagu lähed mingi Londonisse, mis kultuurid seal kõik nagu koos on ja mis elu seal on ja noh, nüüd siis digi-ID-ga tuuaksegi see, et näe, aga nüüd me hakkame kontrollima, kes siin töötab ja saadame nad tagasi oma kodumaale. Ja... Ma ei tea, see läheb päris ägedaks siin. Mina valmistun, mina investeerin erinevatesse valuutadesse, mis praegu tegelikult juba võtavad tegelikult võimust, võiks öelda. Siis krüpto tuleb ja ta jääb ja 22. november tegelikult ühendatakse ära panga süsteem. SWIFT-kandeid hakkab siis tegema erinevad krüptoahelad. Ja inimesed ei tea seda. Nende jaoks ei muutu midagi, number on number. No meid on nii palju juba vaata treenitud ka kõigeks selleks, mis me praegu ees ootamas on ju täpselt mingid viipemaksed, asjad, sularaha, väga keegi enam ei kasuta ja see kõik käib niimoodi peenelt, väikeste sammudega. Õpetame, vaikselt õpetame ja ongi. Aga jah, selles suhtes, et mina ei tea, et inimesed mõelge, hakake mõtlema. Sest tööl käimine, seksimine, söömine, joomine ei nõua tegelikult erist mõtlemist. Need on tegevused, mida me nii peame tegema. Ja enamus inimesi täna veel endiselt ei mõtle. Ja ülim tänuga sulle, et Angela, et sa seda tööd teed, mida sa teed, et sa seda infot jagad. Ja nii huvitavate vaatenurkade alt vaata. Ja aitäh, et sa mind ka siia oled nagu kutsunud. Ja vähemalt ma ei ole enam üksi siin TikToki maastikul, kes siis seisab selle õigluse eest. Ta vaikselt hakkab ärkama neid nagu ärkake juba. Et ärkavad. Ja täna on tegelikult esimene päris aktuaalseks teemaks läinud ja ta läheb veel. Ja kõik see teadlikkus läheb veel nagu aktuaalsemaks. Sest siin ongi kahte sorti inimesi teavad. Need, kes on ignorantsed ja need, kes ärkavad. Nii et viimane aeg on hakata mõtlema, positiivselt mõtlema ja puhast vett jooma. Yes. Ja te ei pea olema nagu üdinisti nagu optimistlikud ja naiivsed, aga lihtsalt nähke elus ka head, sest ei ole halba ilma heata. Hing ja jang, öö ja päev ja nii edasi. Ja rikas või vaene, vali. Puhas vesi või must vesi. Täpselt. Kas joogikõlbulik või tervist toetav vesi? Just. Vali. Suur aitäh, et sa tulid. Et minu poolt veel jõukust, küllust ja armastust teile sõbrad, et jooge vett, mis toetab. Mitte lihtsalt joogikõlbulikku vett. Tšau!